Taavet, kui ma ütlen sulle R-kiosk, siis mis esimesena pähe tuleb? Hot dog, kraabitav loto ja bussipilet. Tead, mida sa ei tea? Sa ei tea seda, et kafeiin kohvikute kuulub samuti R-kioski alla ja täna me töötamegi. Sina R-kioskis, mina kafeiinis. No aga lähme. Lähme. Tere, Ilja! Terist! Mina olen Taavet, mina olen täna sinu õpilane R-kioskis. Räägi, mis me siin täna tegema hakkame? Täna me hakkame vaatama ringi, mis meil toimub saalis ja siis pärast läheme leti taga ja vaatame, mis meil leti taga toimub. No aga hakkame siis minema ja vaatame, et ütle mulle, mis ma tegema pean, mis ma siin ringkäigul kõndides pean vaatama. Vaatad, kas šokolaadid on õigel kohtadel. Šokolaadid on õigesti. Ja kas mõned tooded on vales kohtades, et näiteks sellised... No siin on saanud mingisugune kuskilt, like, oki, lipsi. Siin olema nad. See peab olema seal all? Jaa, siin all peavad olema. Mulle tundub, et me oleme R-kioskis, aga välja näeb see nagu pood, et meil on siin toiduained, sellised poekaup on. No keegi on siin lausa peaga sisse sõitnud ukse. No siis me helistame meie piirkonna juhatajale või juhatajale ja siis keegi tuleb ja pärast parandab seda. Siin ongi siuke huvitav asi, et ma saan siirupit valida siit masinast, et ma ei peagi seda enam ise purtsutama. Ei pea ise. See masin kõik teeb ise. Kõik tehakse minu eest ära? Siin R-kioskis. Sa lihtsalt võtad topsi ja vajutad nupukest. Nagu ma aru saan, siis R-kioski töötajad võivad ikkagi siin juua kohvi, süüa hot dogi, proovida jääjooki. Ja igal hommikul sa kontrollid jood kohvi, kas see kohvi maitse vastab kvaliteedile ühesõnaga. Aga mina siis kontrollin praegu seda jääjoogi kvaliteeti, ma teen veel endale siin miksi, ma lasen maasikat ja mustikat segamini. No ma ütleks, et vastab kvaliteedile. No, suurepärane. Samal ajal, kui Taavet on R-kioskis, müüb lotopileteid, vormistab rohelisi kaarte, olen mina täielikus paradiisis enda jaoks, sest et ma olen suur kohvisõber. Tere, Liina! Tervist! Ütle mulle, kus ma olen, mida ma tegema hakkan ja miks ei ole Päti kohv ikkagi päris kohv? Te olete sattunud Kalamaja kafeiini. Täna ma näitan teile, kuidas kohvi valmistamine käib ja teen sissejuhatuse kohvimaailma. On olemas valekohv ja kafeiinikohv. Täpselt, see võib meie uus slogan ka olla. Mis masin see on? See on espresso masin. Enamik meie kogu menüüst on tehtud espresso baasil jookidest. See on meil käpp ja siin on porterfiller ja me grindime ja haavatame siia kohvi juba. Ja siis pärast kohvi masina abiga me ekstraktime siis espressot, nii et ma annan käppa teie kätte. Okei, kuule, räägime sihukest asja, kui suur kohvisõber ma pean nüüd olema, et siin töötada? Et kas ma võin tulla tänavalt sisse öelda, et ma tahan hakata tööle või ma ikkagi võiksin enne midagi kohvidest teada ka? Muidugi eelnev kogemus on väga teretulnud, aga selles suhtes, et kafeiinis on jumala hea selline koolitussüsteem, et ükskõik noor, vana, kellel on lihtsalt tahab uusi kogemusi saada, et saab lihtsalt tänavalt tulla ja kohvi hakata tegema. Nüüd ma lasen vahtu või? Ei, aga kuhu sa lased vahtu, meil pole espressot või? Ma teadsin, et ei ole. Ma ju leiutasin espresso ka ja ma tean, ma tegelikult tean seda kõike. Nii, kuhu kallan seda? Mis ma tegema pean nüüd? Kallan siia? Löö vastu seda. Siit ei kuku midagi üldest ära? Ei kuku. Nii, no, see on okei. Salvrätikuga on puhtaks. Käpp on puhas, nüüd panen seda siia. Ai, sorry, see ka kõigepealt. Keskmine nupp. Mis nüüd? No tuli topeltshot. No muidugi, seda ma tahtsingi teha ju. Aga kus kohvi on? Aha, siin juba. Ja nüüd panen siis vajutan või? Jaa, aga hoiad seda siin niimoodi all. Nüüd vajutan? Jah. See ei ole päris ilus. Nüüd panen seda siia. Just. Kas mingi klõks peab ka käima või? Ei pea? Ei pea. Teine nupp. See nupp. Just. Vajutan. Nii. Teisele poole. Teisele poole. Miks ta siis kahte pidi töötab? Ja nüüd kallan sisse peale. Enne toksi ära, sest muidu siin on niisugused väiksed... Siia, taksin siia vastu või? Jah, lihtsalt löö. Kas see töötamine on raske või ei ole? Sinu jaoks on ilmselt ülilihtne, aga... No ma mäletan esimest enda treeningpäeva, mõtlesin, et ma ei tee seda tööd enam mitte kunagi. Näed, ma otsustasin hoopis, et ma teen hoopis ühe kotka või rahkiire selle asemel. Aga tass peab täis olema. Siis teeme seda kotka suurema lihtsalt. Näed, nüüd ma tegin siia ühe draakoni. 12 lehe asemel hoopiski professionaalselt valmistatud abstraktne kunst näoga. Ma võin seda ära juua? Ikka, loomulikult. See on tõesti hea.
keda siin R-kioski lettide taga võib üldse kohata, et sina oled selline noor inimene, keda võib-olla ei ootakski R-kioski leti taga, et kes sobib R-kioskisse töötama? R-kioski sobib põhimõtteliselt iga inimene, aga põhiline, et inimene tahaks siin töötada ja siis ta oskab suhelda inimestega. Palju palka saab R-kioskis? See oleneb poest, et kuskilt sa saad rohkem, kuskilt vähem, see oleneb sellest, kui palju sa töötad. Põhimõtteliselt sa saad täpselt keskmiselt Eesti töötasu, aga sul on ka näiteks boonus. Et mida rohkem sa müüd, seda rohkem sa saad. Kuna meil praegu kliente ei ole, siis ma teeks endale ühe hot dogi, mul on kõht nii tühi. Kust ma pihta saan hakata? Ma võtan selle täistera saia, mis ma sellega edasi pean Sa paned neid grilli alla. Nii, nüüd ma surun selle kinni. Ma arvan, et minule see sai sobib. Ja, nii, ma võtan selle välja. No nii. No Ilja, milline kõige parem kaste on? Sina tead, sina töötad siin. No mulle meeldib rohkem seda ketšup ja majonees, aga ikka see on sinu soovil. No, kui sa soovid võõrtsikad, siis paned salsad. Ja siis ma hakkan siia sisse vurtsutama niimoodi põmm. Minu lemmik on ikkagi šašlõkivorst. See ei ole šašlõkivorst. Oi. Šašlõkivorst on, see on ikka see. Ahaa, see on siis ürdivorst. See on ürdi just. Vot. Nii. No kuidas? No, see on parim hot dog, mis ma elus söönud olen, sest ma ise tegin selle. Just, tore. Mis nii elul viga? Tuled hommikul tööle, kontrollid kõik üle, sööd siin sööki, jood kohvi, teed hot dogi. Et nii võib elada küll ja siis vahepeal teed väikse pausi, hampsad siit peale ja võtad jääjooki. Kas teil on mõnes kafeiini kohvikus niisugune seltskond käib istumas nagu Ross ja Joey või teil niisugust? Me oleme ise friendsid. Karamelli macchiatot jääga. Ma ütlen sulle suure saladuse või? Ma ei oska seda üldse teha. Kuna ma päriselt ei oska seda teha, siis ega ma ausalt nüüd läheks sulle eest ära. Aga ma näitan. Suur tops. Suur tops. See on suur tops. See on suur tops. Nii. Jääd täis. Kus ma jää saan? Sinu ees on jäämasin. Tops täis. Terve tops täis? Nii, mis asi? 2 pumpa vaniljasiirupit. Esimene mis asi on vaniljasiirup ja kus see on? Sinu ees see esimene. See hoopis. 2 korda? 2 korda. Peale? Jaa. Nii. Mitu liitrit piima teil päeva jooksul läbi põleb siin? No oleneb kohvikus. Mõnes kohvikus läheb 20, mõnes läheb 40. Keskmine käpp. Tead, selle ma jätan küll sulle, ma ütlen ausalt. Ma ei tunne ennast väga mugavalt praegust selles olukorras, sest ma tajun pinget ja kiirust ja see teeb mind närviliseks. 9 suurt ringi karamelli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aga kui mulle inimene näiteks väga-väga meeldib, kas ma võin panna 10, 11 ja 12 ka või? Või läheb paljuks või? Sa võid natukene niimoodi teha. Sina otsusta ja sina võid panna või? Mis su nimi on? Hilda, ma teen see tähe ka veel. Palun, Hilda. Naudi. Ma loodan, et see on see kõige parem asi tänase päeva jooksul. Või tegelikult ma olen päris kindel, et see on kõige parem asi. Tere, poiss. Kas koolis ei peaks praegu olema? Ei, ära muretse, ma ei ole politsei. Raha tahad tagasi ka? Kui palju tahad? Head siis maski kasutust ja head kooliteed sulle. Kõik on korras, ära muretse. Kõik saab korda. 1 hot dog. Nii, mis vorstiga? Juustuvorstiga. Juustuvorst on su lemmikvorstis või? Mis saia tahad? Valget saia, terasaia? Soovitan terasaia, see on tervislikum. Mul on sul üks tähtis küsimus veel. Mis kastmed? Kõik peale sinepi. Hea valik. Naudi enda elu parimat hot dogi. Aga palun, head päeva. Ilja, kas sa pruudi juba oled siit leidnud teiselt poolt letti? Kuidas panna? Kas sa endale pruudi oled leidnud teiselt poolt letti? Ei, veel ei leidnud. No, aga ikka otsin. On mida oodata. Minu tööpäev ongi tänaseks lõppenud. Aitäh, et näitasid enda põnevat tööd ja ma jätan su siia ise nüüd tegutsema. Jah, aitäh sulle, et oled tulnud. Aitäh sulle, oli põnev. Jah, tere. Tea, mis ma teha tahan? Kuna te olete kõik tundnud ilgelt laadnad ja lahedad inimesed siin olevat, siis te äkki ei pane pahaks, kui ma lihtsalt lähen tänavale, võtan täiesti suvalise inimesel sabast kinni ja pakun talle ühte kohvi tasuta. On see sinu poolt okei? Lase käia. Sina tahad tasuta kohvi saada? Ja ma annan tasuta kohvi noorele tüdrukule, kes näeb välja täpselt niisugune, kui oleks kõige rohkem vaja ühte tasuta kohvi. Astu sisse, lähme proovin sulle ühe kohvi munsterdada valmis. Mis kohvi sa saada tahad ja kuna see on tasuta, siis ma soovitan sul mõelda välja kõige kallim valik, ehk siis sega need kõik omavahel kokku ilmselt oleks minu soovitus. Piparmündi moka. Piparmündi moka.
seda sa oskad ju teha, eks ise, nüüdseks juba ise, eks ju? Ikka. Jah. Ma üldiselt tunnen ennast kohvi tegemisest nüüdseks juba päris hästi. Mul on ainult üks suur mure on see, et järjekordselt kohvi üle andes, palun, oleme ära unustanud selle nime ja need ei jää mul lihtsalt pähe. Ja olgu sul muhe päev, sest et sa said tasuta kohvi. See on tähtne. Aitüma. Kohvi tegemine ei ole üldse nii keeruline, kui tundub. Päti kohv ei ole kindlasti maailma parim kohv. Aitäh, et sa mind kutsusid. Pea püsti ja... Jah, vot, ma nüüd lähen hippan minema. Kena päeva. Ja, tšau. Taavet, kuidas möödus sinu tööpäev R-kioskis? Mul oli metsikult põnev, seal on tohutult sõbralik kollektiiv, ma sain klientidega suhelda, ma sain teha endale hot dogi. Kuidas sinu kafeiinis läks? Kafeiinis läks minul selles suhtes hästi, et inimesed minu ümber olid kõige lahedamad üldse. Mis puudutas barista ametit, siis seal on mul veel paar sammu areneda, aga ma vaikselt õpin. Väga hea, järgmine kord poisid proovivad uusi asju. Tšau! Tšau!